Tere tulemast Ahaa teaduskohvikusse. Minu nimi on Alar Astover ja töötan Eesti Maaülikoolis mullateaduse professorina. Tahaksin täna rääkida natukene mulla ja vee seostest ja eelkõige sellest, kuidas muld saab vett kaitsta. Ja et mullad ongi väga erisugused ja nende see võimekus ka veekaitse osas võib väga suuresti erineda. Ja mille eest üldse vett kaitstakse? Üks oluline asi on see, et ei taheta, et liiga palju teatud toitelemente, eelkõige lämmastikku ja fosforit, kas siis põllumajandusest või linnadest või metsadest jõuaks veekogudesse, kuna need võivad põhjustada, kui neid on seal veekogudes liigselt, eutrofeerumist ehk tinglikult vesi läheb liiga kergesti justkui õitsema. Ja kuidas nüüd seda vältida? Samas need lämmastik ja fosfor on üliolulised igaks elutegevuseks, nii inimese jaoks, looma jaoks kui ka kõikide kasvavate taimede jaoks. Ja selgelt me teame, et kus meil enamik taimi kasvab, nad tahavad ikkagi koos toimetada mullaga. Nii et räägiksimegi sellest, et kuidas taim-muldsüsteem ühelt poolt vajab neid toiteelemente, mis kujul need seal on ja kuidas nüüd see mulla osa on nüüd sellest, et seda võimalikult vähe siis sinna veekogudesse jõuaks. Ja ma tegin natukene ühte joonistust siit juba alguse ära. Ja kui me vaatame, et meil siin keskpunktis on täna muld ja temaga koos kasvab roheline taim, mis loobki nagu uut elu, teeb fotosünteesi. Ja see taim oma kasvamiseks vajab samuti olulisel määral lämmastikku ja fosfori. Nii, et see on üliolulised, et neid oleks piisaval hulgas mullas olemas. Kui mullas ei ole piisavalt neid toiteelemente, siis ongi praktikas me viime neid väetistega juurde. Ja väetamine on ka selles mõttes oluline, ehk mulla elustikku ja viljakust alles hoida. Kui me saagiga neid samu elemente ära eemaldame, siis me ei saa lõpmatult nagu võtta ainult. Et samamoodi muld on nagu külmkapp. Kui sa kogu aeg sealt ainult toitu välja võtad ja sa midagi tagasi ei pane, siis ta saab kunagi tühjaks. Nii et väetamisel on väga oluline roll, et need toitained sinna mulda ka tagastada. Aga nüüd küsimus ongi, et kuidas seda teha niimoodi, et need toitained ringleksid ilusti siin muld-taimsüsteemis ja võimalikult vähe nad satuksid kas põhjavette või siis ka pinnavee kogumitesse, mida ma olen siiapoole siis joonistanud. Ja kuidas need toitained sinna sattuda saavad? Ehk üldiselt seda ärakandmist enamasti saab meil teha vesi. Ja kuidas vesi mulda satub? Üks kõige levinud võimalus on, et sajab või lumevesi sulab. Ja juhul, kui seda vett meil siia maapinnale ja mullani jõuab ja juhul, kui muld on meil ilma taimkatteta, tinglikult ta on paljas ja meil on väike kallakus ka selles maastikus, et mis siis juhtub? Et see vesi, mis ei suuda väga kiiresti sinna mulda sisse imbuda, hakkabki mööda kallakut alla liikuma. Ja kui vesi kannab neid mullatahkeid osakesi endaga kaasa, siis seda me nimetamegi, et toimub erosioon. Nii et üks viis, kuidas need toitained tinglikult, mis seal mullas on või mis me väetistega viime, võivad vette sattuda, ongi läbi pinnalte, ärakande ja erosiooni. Ehk tinglikult vesi, kui ta liigub siit, ta võib kanda tahked osakesti kaasa. Ja niimoodi võib märkimisväärselt meil koos mullaga ära kaduda näiteks fosfor. Nii et kirjutan sinna põhisele fosfori keemilise elemendi tähise. Nii, fosfor mullas on enamasti üsna lukus ja teda selline vees lahustumine on vähe ja seetõttu ongi selline fosfori kadu võibki esineda peamiselt erosiooniga pinnalt ärakandel. Ja teine oluline element, mis on taimede kasvuks ja kogu elustikule vajalik ja veekaitses oluline, oli siis lämmastik. Ja lämmastik
võib esineda mitmetes vormides, et aga üks kõige kiirem vorm, mis on taimede poolt lihtsasti kättesaadav ja mis samas on veega hästi kiiresti kaasa liikuv, on nitraatjoon. Ta on hea söök taimedele, aga juhul, kui taim ei taha süüa, tal on kõht täis või sügisel läheb liiga juba jahedaks ja taim tahab puhkama jääda, siis on oht see, et kui seda nitraati jääb mulda vabalt väga palju ja tarbijat ei ole, siis tema liigub veega kaasa. Ja nüüd tekibki see, et see vesi võis pinnalt ära liikuda, aga vesi hakkab ka läbi mulla ülevalt alla liikuma. Ja juhul, kui seal on liigselt sellel ajal, kui taim ei vaja palju süüa seda nitraatiooni, siis see nitraat liigub samuti koos veega mullast minema. Aga kui kiiresti vesi saab nüüd mullast nagu siis läbi liikuda ja tõenäoliselt ka näiteks sedasama nitraati endaga kaasa tassida, sõltubki nüüd väga palju mulla omadustest. Ja üldiselt, mis on olulisemad näitajad, et ühelt poolt, et millise mehaanilise suurusega osakesed mullas on. Ja kui sa mõtled, et liivaterakene tundub silmale väike, siis tegelikult mulla mõistes liivaterakene on nagu hiiglane ja tema ei suuda väga palju vett kinni hoida. Ja et selleks, et mullas oleks veehoiuvõimet ja et see vesi liiga kiiresti mullast läbi liiguks, on vaja, et teatud ulatuses oleks mullas saviosakesi ka juures. Et see on nagu väga oluline. Ja teine pool loomulikult siis see, et kui mullas on veel suuremaid osakesi ehk kivikesi, siis seal on väga suured kiirteed ehk see vesi pääseb imekiiresti alla minema. Ja teine oluline pool, mis aitab vett kinni hoida, on orgaaniline aine. Orgaanilise aine üks vormidest ja kõige tuntum, inimesed teavad, on mulla huumus. Ja selle huumuse koostises olev orgaanika võimaldab jällegi vett rohkem kinni hoida ja siduda. Ja me peame aru saama, et muld ei ole ainult see, et kui me vaatame teda ülevalt pingmisest kihist või mulla pealt, vaid need kihid ülevalt alla meil tegelikult vahelduvad. Kuskil on seda üleval huumuskis orgaanikat rohkem, all võib-olla saviosakesi rohkem. Ja mõned mullad on hästi õhukesed, kus seda kihti, mis vett ja toitained saab kinni hoida, ongi hästi vähe. Ja see viibki meid selleni, et see vee nagu kaitstus ühe või teise mulla poolt võib olla nagu väga erinev. Ja see on oluline, et me peamegi siis seda oma maakasutuses ja eriti väetiste kasutamisel arvestama. Ja loomulikult seda väetamist ja toitu on sagedasti vaja anda, aga me peamegi vaatama, et eriti lämmastiku ja nitraatvormi puhul ta oleks heas tasakaalus ja ajastuses siis, kui taimel kõht tühi on. Ja kui taimel on kõht täis, kui taim tahab talveunne jääda, et seda nitraati mulda siis väga palju ei jääks. Eesti muldade mitmekesisus on üllatavalt suur ja täna oleme siin Mullamuuseumis ja saame ilma, et me õues kõik mullad lahti kaevaksime, hästi kiire ekskursiooni teha. Ja milles see muldade erisus seisneb, väga olulised aspektid on see, et millisele kivimisele materjalile see muld on hakkab tekkima, millise suurusega need osakesed on, millised on keemilised omadused ja hästi oluline ka selle Eestis, et kui sügaval on meil põhjavesi. Ja väga paljudes kohtades on meil vesi kõrgel ja seetõttu mitmed mullad on meil märjad. Ja kui me liigume nüüd ringi mööda neid Eesti muldasid, et siis alustaksime justkui meie pealinnast. Ja kes on Tallinnas ringi käinud ja Põhja-Eestis tervikuna, näete, et on meie rahvuslik uhkus paekivi. Ja täpselt samamoodi osad meie mullad on tekkinud otse paekivi peal. Aga nende eripära on siis tõesti see, et see muld tervikuna ongi hästi õhukene, sellisel kivimi peal võib olla hästi õhukene kiht
ja taimede poolt tekitatud orgaanilist ainet ja tüüpiliselt ülemiseks kihiks on selline huumusorganism. Ja kui me vaatame neid muldasid veekaitse seisukohalt, siis me peame aru saama, et need mullad, mis on õhukesed sellisel kivimilisel maakoorel, ka sellel paekivil, ehk see kiht, mis suudab vett kinni hoida, toitaineid ja vett kaitsta, on hästi õhukene. Ja kui see vesi jõuab siia paekivideni ja nende lõhedeni, siis seal edasi allapoole on nagu kiirteed. Ja kui me liigume päris Põhja-Eestist natukene edasi, siis me näeme, et sellist heledat tooni lubjakivitükke võib mullas hästi palju jällegi sees olla. Ja jällegi, kui muld on selliseid suuremaid kivitükke täis, siis see vee liikumine ülevalt alla on hästi kiire ja tervikuna nende muldade häda ongi see, et nad võivad väga kivised olla, vett halvasti kinni hoida ja samuti nende selline võimekus, et kaitsta vett võimaliku reostuse eest, mis ka siis inimtegevusest või ka looduslike protsesside tulemusena kuskil ained vabanevad, on hästi selline piiratud ja väike. Ja nüüd, kui me liigume järjest Põhja-Eestist Kesk-Eesti poole ja selliseid muldasid, kus selliseid lubjakivitükke on sees, et me nimetame, et on ka rähkmullad ja me liigume nüüd järjest Kesk-Eesti poole, siis me näeme, et siin ülemistes kihtides neid heledamaid lubjakivitükke jääb justkui vähemaks või nad lähevad järjest sügavamalt. Ja Kesk-Eestis ongi niimoodi, et need lubjakivitükikesed võivadki kuskil meil mulla siin keskel olla või sügaval, aga ülemised kihid näeme, et neid kive enam seal eriti sees ei ole. Ja mis kasu nüüd siis tekib? Tekib mullas rohkem selliseid peeneid väikseid osakesi, kus on saviosakesi, mis suudavad vett kinni hoida. Samas see meie rahvuslik uhkus, paekivi ja seal koostises olevad lubjakivid on keemiliselt elurikkuse jaoks nagu väga head. Nad sisaldavad kaltsiumi ja loovad nagu soodsad elutingimused ja kõik on kindlasti kuulnud, et pH ja keskkonnareaktsioon on nagu väga oluline nii elu jaoks kui ka tegelikult mullaelustiku jaoks. Ja see samad lubjakivitükikesed annavad sellise keemilise kaitse, et seal saaks mullal lõbus elu olla. Ja kive on vähemaks jäänud, aga selline hea keemilised eeltingimused on sellistel Kesk-Eesti muldadel, nagu me siin näeme, tegelikult siis ilusti alles jäänud. Nii, ja meie põllumajanduseks ja teatud ka metsaproduktiivsuse mõttes kõige nagu uhkemad mullad näevadki sellised välja, kus üleval näeme, et on Eesti mõistes 20-30 centimeetrit tumedamat huumuskihti, on väga uhke tulemus. Ja allapoole me näeme selliseid heledamaid toone, mis sellest lubjakivist on sündinud, aga neid lubjakivitükke ei ole enam nii palju ja et ei ole seda häda, mis oli eelmistel muldadel, kus nad ei suuda vett kinni hoida. Ja järgmisena, kui me liigume Kesk-Eestist edasi lõuna poole, vaatame, mis siis juhtub. Ja kui me oleme jõudnud oma ringkäiguga mööda Eestit juba Tartumaale ja liigume sealt isegi veel rohkem lõuna poole, siis me saame vaadata, et siin mullas need lähtekivimid, mille peale muld on meil pärast jääaega saanud tekkima hakata, on juba punakat värvitooni. Ja enamasti ka on eripära siis see, et mis meil Kesk- ja Põhja-Eestis, et meil oli kuskil seal neid lubjakivitükke, mis andsid sellist sinna kaltsiumi ja neutraalse mullareaktsiooni, et neid sellises jääaja lõpul tekkinud punakas-pruunis moreenis, mis on kõige tüüpilisem mulla lähtekivi meil Lõuna-Eestis, et seda enam ei ole. Ja siis ongi niimoodi, et kui seda kaltsiumit, mis siis elutegevuse käigus tekkivad happeid ära ei neutraliseeri ole, siis Lõuna-Eesti mullad sellepärast kipuvadki meil happeliseks minema. Aga ülejäänud mulla koosseis on tegelikult nagu päris hea ja et mulla kihid tervikuna tüsedana, üsna tüsedad ja seal on piisaval hulgas ka juba selliseid väiksemaid saviosakesi, mis suudavad nagu vett kinni hoida ja nende muldade selline üldine veekaitse võimekus on tegelikult juba päris hea. Aga samas, kui me üldiselt üleval vaatame, siis me näeme, et see huumuskihi värvitoonid
on mõnevõrra heledamaks läinud, kui olid meil need seal Põhja-Eestis või Kesk-Eestis. Ja peamiselt just on ka sellest, et see happelised tingimused natukene pärsivad kogu seda aineringet ja elutegevusi. Aga üldiselt ka sellised mullad on meil hästi tihti põllumajanduses kasutusel ja tegelikult, kui seda lupjamise kappesust ära neutraliseerida, on tegu väga heade ja kenade muldadega ka Eesti vaates. Ja kui sa satud mööda Eestimaalt ringi käies ilusasse männimetsa, siis tõenäoliselt selle männimetsa all paikneb selline muld. Ja neid nimetame leedemullaks ja nende eripära on siis see, et nad peamiselt koosnevad ainult liivast. Ja liivaterakene mulla mõistes on ka hästi suur ja tema ei suuda ka väga palju vett kinni hoida. Ja ta on üsna toitainetevaene ja samuti happeline. Nii et sellises ilusas männimetsas on tegelikult ka all enamasti selline ilustate värvidega muld, aga peale männi ega teised taimed ja suuremad taimed seal eriti elu nautida ei saa. Ja seetõttu need alad ongi meil enamasti metsade all ja samas, kui me mõtleme nüüd jällegi veekaitse aspektile, siis see liivaterakene oli nii suur, kes palju vett ei suuda kinni hoida, ega nendel muldadel me peame üsna nagu hoolikad olema enda inimtegevusega ehk võimalik reostuskoormus siia ei satuks, sest vastasel juhul see vesi ja võimalikud nii kasulikud kas toitained või saasteained võivad tõesti läbi mulla üsna kiiresti sügavamale vette jõuda ja seda siis ära rikkuda. Eesti on madal maa ja mida see tähendab? See tähendab, et paljudes meie piirkondades põhjavesi on pinnale üsna lähedal ja see on ka kujundanud paljud meie mullad üsna märjaks ja looduslikus olekus ongi niimoodi, et suurem osa aastast võivadki meil mitmed mullad olla nagu veega küllastunud. Ja mis see endaga siis kaasa toob, ehk tegelikult teatud taimed on ka märjamatesse tingimuste kohastunud, saavad hakkama, nad suudavad kasvada, aga kogu see sinna tekkiv orgaaniline aine ja taimejuured ja jäänused, mis adestuvad, on siis sellistes märgades tingimustes, kus õhku on vähe lagunevad aeglased. Ja seetõttu ongi ka siis see, et paljud meie märjad mullad, kui me vaatame neid ülemise kihte, ehk nad võivad nagu ülevalt nagu üsna tumedad olla, ehk sellist orgaanilist ainet on seal palju. Ja sõltub sellest, et mis vormis ta on, ta võib olla lausa see, et meil soodes nagu on turbana, kas ta on siis madalsoodes või rabades, seal turba omadused vahelduvad, aga samamoodi sellised mullad, kus kas on niisugused tingimused vahelduvad ja vahepeal on natuke ka õhurikkamaid tingimusi ja on sellel lähtekivimisi jällegi kas liivaosakesi või saviosakesi, tekib selline huumuse ja turba vahepealne horisont sinna ülesse, et kus ta ei ole nii tume kui siin kõrval oleval mustal selline hästi lagunenud turbal. Aga nende märgade muldade mitmekesisus Eestis võib väga suur olla, sest see kivimiline komponent, mille need tekkinud on, võibki varieeruda liivadest savideni ja samuti need keemilised tingimused võivad olla neutraalsetest happelisteni, et väga kirjud. Ja siin mullas on hästi huvitav näha, et me võime öelda, et Eestis on ka selliseid muldasid, mis näevad alt välja nagu sebra, ehk on alt triibulised. Ehk pärast ja järgsetes veekogudes on settinud erinevad savid ja nendest savisetetest on tekkinud sellised triibulised kihid ja sinna peale on siis hiljem hakanud tekkima sellistes märgades, niiskemates tingimustes muld. Ja need mullad ühelt poolt, nad hoiavad küll palju vett kinni, aga kuna see põhjavesi on hästi lähedal, siis jällegi see võimalik inimkoormuse oht sellisele vee nagu ähvardamisele või sellele, et need toitained ka kiiresti sinna sügavamatesse veekihtidesse satuvad,
on üsna nagu suur. Ja loomulikult me peame arvestama ka seda siis, et paljusid neid märgasid muldasid on inimene kuivendanud. Et alates selles, et Tõde ja õigus ja Tammsaare, kindlasti kõik on vähemalt filmi näinud, et põhiteema ongi, et kuidas siis soo kuivemaks saada, et soodsamaid tingimusi sinna taimekasvuks luua. Aga sellega me loomulikult teeme ka see, et me tekitame mulda ja sinna ümber sellised nagu kas siis drenaasitorud või kraavid, mis hakkavad meil seda vett veelgi kiiremini sellest maastikust ära viima ja ka võimalikke toitained siis veekogudesse minema tassima. Teeme nüüd ühe lihtsa katse, hindamaks seda, et kui kiiresti vesi mullast läbi liigub ja kui palju vett sinna kinni hoitakse. Ja see on nüüd väga oluline jällegi see, et mida rohkem muld suudab vett kinni hoida, seda ka toitaineid ja siis on üldiselt mulla veekaitse võime suurem. Aga kui me vaatame muldasid ülevalt alla, siis nad ei ole kunagi ühtlased, et kuskil on neid heledamaid värvitoone, tumedamaid, kuskil on rohkem saviosakesi, kuskil on liivaosakesi rohkem ja kuskil on hästi palju orgaanilist ainet. Ja kõikidel nendel ainetel on väga erinev veehoiu selline kinnihoidmisvõime. Ja proovimegi vaadata, et meil on valmis sätitud siin umbes 300 milliliitrisesse topsikusse erinevaid selliseid materjale, mida kõike võib mullas ka meil esineda. Ja vaatame kõigepealt esimest, et kus meil on selline justkui väikseid kive täis, ehk me saame öelda, et on näiteks kruusa fraktsioon ka meil mullas. See nüüd on küll mul ostetud poest selline materjal, mida kasutatakse selleks, et teede peal libeduse tõrjeks graniit Soomest sellisteks väikesteks tükkesteks. Aga sama suurusega osakeli esineb ka Eesti looduses näiteks kruusa näol. Ja üldine loogika peaks nüüd olema siis selline, et mida suurem on mullas selline see tahke osakene, seda vähem suudab tema vett kinni hoida ja seda kiiremini võiks see vesi siit läbi liikuda. Aga nüüd see materjal, mis on hästi suured osakesed ainult, et katsetame, et kui me igale ühele neist valame nüüd peale 200 milliliitrit vett, et jälgime nüüd, et kui palju vett läbi jookseb ja kui kiiresti. Ja katsetame nüüd sellise mullas hästi suurte osakestega, me saame öelda, et see on nagu selline kivine muld. Ja selliseid kivisid muldasid Eestis, eriti Põhja-, Lääne-Eestis, saartel, leidub ka üsna palju. Valame siin ühtlaselt, mõistliku tempoga seda vett siia peale ja näeme, et sinna topsi sisse on alla väiksed augud. Ja me näeme, et see vesi juba hakkab altselt tilkuma. Et meil ei läinud palju aega, et läbi selle umbes 8 sentimeetrise kihi vesi juba jõudis sealt läbi ära liikuda. Nii, üritame selle veekoguse kõik siia peale ära valada ja jätame ta nüüd siia tilkuma ja seisma. Nii et see tilkumine hakkas päris kiiresti pihta ja mingi hetke pärast vaatame, et kui palju vett sealt läbi jõuab. Järgmisena võtame nüüd sellise topsi, kus sees on liiv ja liivaseid muldi on Eestis hästi palju. Ja liivaterakene ja osakene on mulla mõistes ka nagu suur hiiglane ja silmale meil tundub ta väike, aga tegelikult ei suuda tema eriti palju vett kinni hoida ja samuti tema selline teatud toitainet, mis on taimedele tähtsad elustiku jaoks ja mida muld võiks nagu suuta kinni hoida, see võimekus on sellistel muldadel nagu üsna kesine. Nii, ja kui see topsik on liivaga täidetud, siis võtame uuesti sama koguse 200 milliliitrit vett ja proovime nüüd siia samamoodi siis selle vee peale valada. Umbes täpselt saime võrdse koguse
ja proovime nüüd jälgida, et kui kiiresti see vesi hakkab läbi tulema ja lõpuks ka, et kui palju ta vesi läbi tuleb. Nii, avame. Ja me meelde tuletame siis kuskil selle aja peale. Hakkas nende suuremate kiviosakeste vahelt vesi tulema ja mõne natukese hetke pärast natuke nagu aeglasemalt hakkas ka läbi liivaosakeste tulema. Et mõlemal puhul me näeme, et üsna kiiresti liikus vesi läbi. Ja see on näide sellest, et kuigi silma järgi tundub liivaterake nagu väike, siis selle vee kinni hoidmiseks on ta väga suur tegelane. Aga valame kõik siia selle vee ära. Ja võtame ette järgmise mulla. Ja järgmises topsis on nüüd selline, kus on materjal huumushorisondist, mis on tavalistel muldadel kõige pindmiseks kihiks ja selle huumushorisondi eripära on siis see, et lisaks sellele liivaosakestele on seal alati natukene saviosakesi ja need saviosakesed, mida väiksemad nad on ja mida rohkem on, suudavad rohkem vett kinni hoida ja nende vaheline ruumid on nagu väiksemad, et need teed on kitsad ja enamasti see vesi ei pääse nii kiiresti liikuma. Ja teine oluline pool on siis see, et elu on tekitanud ja need kasvavad taimed on tekitanud sinna orgaanilist ainet, ehk seetõttu me näeme, et sellist tumedamat natukene värvitooni ja eriti kui me selle mulla niiskaks pärast teeme, siis selline ilus nagu huumuse värv saab meil siin rohkem nähtavaks. Nii, ja selline muld on hästi tavaline, et kus meil on aias või põllul ülemises kihis. Mõõdame jällegi siia 200 milliliitrit vett. Ja valame jällegi ühtlases tempos siia vee peale. Nii kui me mõtleme, palju meil on aega kulunud, siis on umbes niimoodi, et enne liiva peal ja nende kivitükikeste vahel juba vesi liikus. Hakkas meil alt läbi tilkuma. Nüüd me näeme, et see niiskuse piir järjest liigub allapoole, aga veel päris läbi tilkuma ei ole hakanud. Ja lisaks sellele saviosakesele, mis siin mullas on, rohkem võrreldes selle liivaga, aitab seda vett kinni hoida orgaaniline aine. Ehk seesama huumus, kus on orgaanilist ainet peidus, see suurendab ka mullas sellist veehoiu ja toitainete kinni hoidmise võimet. Nii, üritame valada niimoodi, saaksime kõik selle veesi ära panna. Nii, ja järgmisena on meil siin nüüd järgmises topsis muld, kus on samuti Lõuna-Eesti mulla huumushorisondist, aga näeme, et see värvitoon on mõnevõrra natuke heledam kui see eelmine. Ja kui ta on heledam, siis enamasti ongi seda orgaanilist ainet ja huumust on siin vähem. Neid saviosakesi võib sama palju olla, aga seda orgaanikat, mis võiks ka samuti seda kinni hoida, et seda on natukene kesisemalt. Ja proovime siia ka jälle siis vee peale valada. Nii, ja lõpuks nüüd me nägime, et eelmisel sellisel mullal, kus meil oli juba orgaanilist ainet ja huumust ja oli natuke neid rohkem saviosakesi, alles nüüd hakkas esimesed tilgad sealt läbi tulema. Paneme nüüd sellele järgmisele mullale, kus nüüd saviosakesi on tõenäoliselt ühepalju nagu eelmises mullas, aga orgaanilist ainet on vähem. Ja mis me näeme, hakkas märksa kiiremini jällegi vesi läbi tulema. Nii et
jällegi, mida rohkem on teatud lagunemise astmes orgaanilist ainet, see aitab paremini vett kinni hoida. Ja kui on vähem, siis kipub see vesi kiiremini läbi. Ja järgmises topsis meil on nüüd selline materjal, mis on natukene punakat, pruunikat värvitooni ja on Lõuna-Eestis hästi tüüpiline selline muldade lähtekivi, punakas pruun moreen. Ja sellised kihid võivad ka päris tüsedad olla ja vaatame, et kui hästi see võiks vett kaitsta. Ja siin on ka üldiselt orgaanilist ainet siin nüüd küll ei ole, aga peaks siin olema tegelikult meil seda, et meil on saviosakesi siin rohkem. Ja need võiks jällegi seda vett vähemalt natukene pikemaks ajaks kinni hoida. Nii, ja paneme siin ka katse käima. Valame selle vee kõik peale ja näeme, et vee piir liigub küll allapoole, aga veel ei ole hakanud läbi liikuma. Paneme siia kõik ära, vaatame, kas mahub korraga. Ja me näeme, et me ei saagi korraga peale vallada, et see vesi läheb oluliselt aeglasemalt sinna sellesse mulda sisse. Ehk seesama, et see saviosake suudab küll seda vett siduda, aga sinna osakeste vahele minek, et teed on nii kitsad veel, et see võtab aega. Nii, vaatame, kas nüüd õnnestub mul kõik ära valada. Õnnestus. Nii, ja võtame viimase mulla ette. Eestis on hästi palju selliseid muldi, kus on tekkinud soodes ja siis nendes soodes on meil turvas pindmistes kihtides. Nii, ja seda turvast võib väga erinevate omadustega olla, aga turba eripära on siis see, et ta on hästi orgaanilise aine rikas. Ehk siin seda saviosakest üldse ei ole. Aga jällegi, et nagu enne rääkisime, nii nagu huumuse koostises orgaanika suutis vett siduda, siis tegelikult ka turvas muldades teatud lagunemise astmega ja omadustega see orgaaniline aine suudab üsna palju nagu vett endaga kinni siduda. Nii, ja vaatame, et milline on selline siis see turba vees sidumisvõime. Aga samas me peame aru saama, et need turvasmullad tekivadki tingimustes, kus meil ongi need mullad looduslikult nagu pidevalt märjad ja need veekihid, mida me kaitsta tahame, ka inimtegevuse eest ongi pinnale üsna lähedal. Ja see tähendab hoolimata sellest, et ta võib palju vett endasse siduda see turvas. Need alad on ikkagi üsna nagu sellised õrnad ja me peame hoolikalt nagu mõtlema, et kui intensiivselt, kas me seal põllumajandust või muud inimtegevust nagu teeme, et seda vee kvaliteeti mitte halvendada. Ja valame siia ka nüüd jällegi peale selle turbale. Siin mul oli näiteks nüüd siis see rabaturvas, mis on selline heledamat tooni, on halvasti selline lagunenud ja madalsoodes on selline tumedamat värvi ja rohkem hästi lagunenud turvas. Näeme, et hakkas üsna kiiresti nagu läbi liikuma. Oli nii. Nii, aga lõpuks vaatame, et kui palju teda siis läbi liikub. Kui palju. Et kui me 200 milliliitrit siia vett peale valame, pärast saame vaadata, et kui palju sinna sisse kinni. Nii. Ja kui me nüüd tuleme tagasi oma esimeste näidete juurde, siis me saame vaadata, et kus meil oli selline nagu kiviklibu peal, siis palju sellest veest on läbi liikunud. Kui me 200 milliliitrit peale valasin, siis me näeme nüüd, et selle ajaga juba 150 milliliitrit on läbi sadanud. Ja kui me läheme liiva juurde, siis näete, et see läbi liikunud kogus on natukene väiksem. Aga samas, mis me nägime, et
mingis etapis see liikumine oli isegi kiirem kui siin. Ja kui me jõudsime sinna muldadeni, kus oli saviosakesi juures ja orgaanilist ainet, siis me näeme, et see läbiliikunud veekogus selle ajaga on nüüd oluliselt väiksem olnud ja see läbiliikumine on ka oluliselt aeglasem. Ja eriti selline, et kus oli sellises punakas, pruunis moreenis, kus oli jällegi oluliselt rohkem nüüd saviosakesi, kui oli mul selles eelmistes huumushorisondi materjalis. Ja kui me vaatame, mis oli see viimane turvasmuld, siis näeme, et hästi kiiresti kuskil 100 milliliitrit jooksis läbi, aga teiselt poolt me peame arvestama, et pool hoiti kinni. Nii, et see turvas suutis isegi rohkem kinni hoida kui see kruusane materjal. Nii, et orgaanilise aine on selgelt ka nagu vee selline kinni hoidmisvõime olemas. Ja nii me saamegi hinnata, et muldade võimekus nagu vett kaitsta ja et kui kiiresti see vesi ja seal olevad kas siis kasulikud toitained või teatud saasteained võivad siis sinna kas põhjaveekihtidena näiteks liikuda, ongi muldadel nagu väga erinev. Ja kuna Eesti mullad on üsna kirjud, siis me peamegi neid erisusi nagu selgelt arvesse võtma, kui seda maakasutust kas või siis põllumajanduses teeme või väetamist planeerime. Ja et see on väga oluline, et toitained läheks ikkagi taime heaks ja mitte siis kuskile veekogusse, kus ta põhjustaks eutrofeerumist. Vaatame seda, et me nägime sellisel savikamal mullal, vesi liikus üsna aeglaselt läbi. Ja kui me vaatame nüüd sellist katset, mis on peaaegu ööpäev seista lastud, siis me näeme, et selle läbiliikumiseks on kulunud palju aega, aga lõpuks on ikkagi 100 milliliitrit pool sellest veekogusest läbi selle kihi ära liikunud. Nii et liikumise kiirus oli selgelt aeglasem, aga see ei tähenda alati siis see, et kui meil on rohkem saviosakesi ära ei liigu. Seda me saamegi ka hinnata selleks, et kui pikalt meil seal vesi ja toitained nagu kinni on ja kui heas nagu sünkroonis ja on nad siis seal taime vajadustega. Ja sellega ongi meie lühikene katse läbi saanud ja ma väga tänan, et te vaatasite AHA teaduskohvikut.